miks tekivad suhtes konfliktid paaride vahel? Konfliktid tekivad tavaliselt pärast kirefaasi möödumist, armumise faasi möödumist. On see siis poole aasta pärast või on see siis aasta pärast, olenevalt sellest, kui palju paar omavahel koos aega veedab. Et kui armumise faasist minnakse sellisesse järgmisesse faasi, kus teadvustatakse, et justkui ollakse suhtes, siis hakkavad tegelikult esile kerkima ka konfliktid, kuna inimesed on oma maailmavaatega, neil on omad lood, neil on omad kogemused, neil on omad arvamused asjadest ja omad soovid. Ja arvamus ja kogemus ei pruugigi nii suurt konflikti tekitada kui soovid, mis on jäänud täitmata. Ehk siis, kui paar on koos olnud juba üle aasta ja osapoolte soovid on jäänud täitmata. Näiteks mees on unustanud ära naise jaoks olulised asjad nagu esmakohtumine, sünnipäev, tähtpäevad. Ta ei leia aega nendeks tähtpäevadeks tüdruku jaoks aega pühenduda. Või ta ei pea vajalikuks või oluliseks piisavalt tähelepanu anda või ta ei kinnita. Ta ei kinnita naises olevaid vajadusi selle järgi, et kas suhe on kindel, kas nende suhe on püsiv, kas nende suhtes on jätkuvalt armastus, kas see on tugev, kas jätkuvalt vajatakse teineteist, soovitakse teineteisega koos olla. Ja kui neid kinnitusi üks osapooltest ei saa, siis tekib selline nagu puudus ja tekib usaldamatus, ebakindlus ja kaob ära turvatunne selles suhtes. Ja kui see kestab niimoodi pikalt, siis sellele järgnevad emotsioonid, pisarad, pausid suhtluses, mingis mõttes eneseõigustamine või võimuvõitlus. Ja see omakorda viib edasi täieliku konfliktini, kus iga väiksemgi asi tekitab tüli. Ja see on üks põhjus, miks paarid võivad esimese paari jooksul tegelikult lahku minna. Sest nad ei tule sellesse esimesse hetke tagasi ja ei saa aru, mis läks valesti. Ja siis selles konfliktifaasis ja võimuvõitluse faasis, kus hakkab igaüks oma mina ja ego kaitsma, siis võib minna see suhe nii niinetuks ja teineteist mitte austavaks. Et inimesed ei soovi lihtsalt enam selles suhtes olla. Ja kui ma enne rääkisin naise vajadusest, siis ka meestel on vajadused ja meestel on vajadused vabaduse järele või sellise piisava oma aja järele. Meestel on vajadus naise puudutuse järele. Meestel on vajadus naise mõistmise, naise armastuse ja naise rahulikkuse järele ja naise tunnustuse ja kiituse ja imetluse järele. Ja kui nad seda ei saa,
siis nad kapselduvad, siis nad hakkavad hoidma rohkem distantsi, muutuvad külmaks, tõrjuvaks. Ja see juhtub samamoodi pärast esimest armumise perioodi, kireperioodi. Tegelikult kogu selle kurja juur on see, et ei räägita kohe alguses, mida tegelikult sellest suhtest oodatakse, mida üldse enda elus soovitakse, millised on plaanid või kavatsused. Ja kui neid asju ei juleta alguses välja öelda, siis tegelikult minnakse suhtesse valede kavatsustega. Ja aasta hiljem või 2 aastat hiljem on väga raske neid esialgseid kavatsusi siis selgeks teha või ümber lükata. Et see nõuab palju tööd, see nõuab palju energiat, see nõuab palju kannatlikkust, kindlameelsust, rahumeelsust, järeleandlikkust, aktsepteerimist. Ja kui suhtesse minejatel ongi alguses erinevad kavatsused, või neil pole üldse mingeid kavatsusi, et on lihtsalt mõte, et veedame toredasti aega või meeldiv tütarlaps või meeldiv noormees ja ei ole nagu mingeid kindlaid ootusi või kavatsusi enda elus ja partnerlussuhtes. Siis mingil hetkel, kui tunded löövad lõkkele, siis selle järgselt tekivad soovid selle inimesega rohkem koos olla, pühenduda, suhtesse minna, abielluda, lapsi saada, pere luua, igavesti koos olla. Aga vahel võib juhtuda, et tegelikult nendel inimestel olid täiesti erinevad kavatsused või soovid suhtesse minnes. Või polnudki üldse mingid kavatsusi. Et kuidas siis neid konflikte lahendada? Suhe on andmine. Suhe tegelikult on saamine läbi andmise. Teistmoodi suhe ei saa töötada. Et kui mõlemad partnerid on valmis üksteisele pakkuma suhtes seda, mida su partner ootab, siis sa täidad seda soovide ja armastuse karikat oma partneris selle suhtega. Ja vastutasuks sa saad täpselt seda, mida sa ootad suhtest tagasi. Et suhe on andmine ja läbi andmise saamine. Ehk siis oma armastuse karika, oma vajaduste, oma soovide täitmine läbi andmise. Ja väga oluline on tegelikult suhtes sinna jõuda, selle teadmiseni välja jõuda. Et jõuda harmoonilisse suhtes. Sest kui mõlemad partnerid seda üksteisele välja ei ütle, kui nad üksteise vahel tegelikult kokkulepet ei tee, sest suhe on kokkulepe. See kokkulepe, sest ei ole võimalik visata ühe partneri soove prügikasti ja hakata elama teise partneri soovide järgi või vastupidi. Seda ei ole lihtsalt võimalik teha. Sest ükski nendest inimestest ei saa oma elu, oma kogemusi, oma minevikku, ennast kuidagi prügikasti visata. Varem või hiljem jäävad tema soovid täitmata ja see tühimik muutub kuristikuks. Sellepärast ongi hästi oluline, et partnerid teadvustavad, mida nad tegelikult suhtes soovivad. Ja teevad kokkuleppeid. Et ma soovin sinult seda, kallis. Kas sa saaksid seda mulle pakkuda? Kui sa mulle seda pakud, siis ma tunnen, et ma olen armastatud, hoitud, kaitstud.
ma tunnen, et ma olen sinu naine, ma olen sinu mees. Ja vastutasuks ma pakun sulle seda, mida sina soovid. Või ma pakun sulle seda kallis. Ma pakun sulle kallis seda, mida sa soovid. Iga kord, kui sa oled väsinud, ma võtan sind sülle, paitan su pead ja ütlen sulle lohutavaid sõnu, et mis ka ei oleks kallis, ma olen alati sinuga. Ja vastutasuks ma palun sind, et sa võtaksid mind kaisu ja lubaksid mul lõunani magada. Kas pole armas? See on nii lihtne. See ongi nii lihtne, elu on nii lihtne. Aga me ei julge. Me ei julge seda lihtsat elu elada. Ja selle asemel me võitleme ja võitleme ja võitleme ja kaitseme oma ego ja kaitseme oma ebakindlust ja seisame oma uskumuste ja põhimõtete ja ego eest, mis muudab suhte nii nõrgaks ja hapraks ja kurvaks. Ma soovitan kõigil siis mõelda järele. Mõelda järele see põhjus, miks sa oma ellu inimest otsid, keda sa otsid, mis kavatsustega sa otsid, mida sa suhtes soovid, mida sa suhtest ootad. Ja seda tegelikult kohe, esimesel, teisel, kolmandal kohtumisel sellele inimesele ka välja öelda, et ta teaks, et kas tema soovid ja kavatsused ja ootused ja põhimõtted lähevad või ühtivad sinu soovide ja kavatsustega või mitte. Ja kui mitte, siis on ju tegelikult hea mitte teha valesid valikuid, vaid jätkata otsimist, et leida õiged valikud, et leida enda jaoks parim, milles olla iseenda parim versioon.